Meie koostatud kursus on moodle osalise õppetoega, milles rakendatakse ümberpööratud klassiruumi metoodikat. Õppija omandab uue õppematerjali iseseisvalt moodle kursusel oleva materjali läbitöötamisel. Kontaktõppe viiakse läbi koolis ainult praktilise töö ja seminaridena, kus toimub teooria kinnistamine ja individuaalne tagasisidestamine. Kondiitri muretaina toote D-kursuse maht on 2 ekapit ja on kõigile soovijatele kätte saada e-koolikotis. Külalisvõtmeks on Murto. Meie e-kursuse koostamise eesmärk oli eelkõige luua õppijatele kaasaegne õppematerjal vastavalt kondiitri 4. taseme kutsestandardi muutusele. Meie jaoks oli oluline vähendada õppijatel teooria kontakttundide mahtu ja suurendada praktikumide mahtu, sealjuures toetades õppija enesejuhtimist, õpioskust ja individuaalset õpiteed. Kursuse koostamisel oli eesmärk kasutada õppematerjali rikastamisel tänapäeva digiõppe võimalusi, sealhulgas H5P, Canva, sisuloome, arendades seejuures nii kutseõpetajate kui ka õppijate digipädevusi. Õppematerjal on kättesaadav e-koolikotis kõikidele huvilistele. Võti külaliskasutajale on Murto. Kursusele sisenedes avaneb teile selline vaade. Kursuse struktuur on lihtsa ülesehitusega. Klikates kursuse tutvustusel saad tervest kursusest põhjaliku ülevaate. Näiteks kursuse lühikirjeldus, õpiväljundid ja hindamine, tundide jaotus, täiendav lugemine ja nii edasi. Infovahetuseks nii õppijate kui ka õpetajatega on loodud foorum. Õpijuhis kirjeldab terve kursuse tegevusplaani. Ajakavas on näha tundide jaotus, seminaride ja praktiliste tööde teemad, hinnatavad tööd ja tähtajad. Õppija saab enda kursuse edukust jälgida oma isiklikul edenemise skaalal. Õpijuhistes on korrektselt kirjas, milliste ülesannete puhul õppijad saavad tegevuse lõpetatuks märkida käsitsi, näiteks foorum, ja milliste ülesannete puhul tegevuse lõpetamiseks peab õppija saama hinde, näiteks arvestuslik test. Kursuse paremaks muutmiseks oleme loonud tagasiside vormi õppijale, mille põhjal oleme juba täiustanud ja täiustame kindlasti veel oma õppematerjali. Õppematerjal on jagatud õppija jaoks loogiliselt erinevateks teemadeks. Tehnoloogia, praktiline töö, arvestuslikud praktilised ülesanded ja seminariks ettevalmistumine. Nüüd avangi teile muretaina tehnoloogia plokki. Eraldi teemades on välja toodud korrektsed õpijuhised, moodle raamat, mis sisaldab omakorda tehnoloogilisi juhendeid, videosid, skeeme, enesekontrolli teste ja hinnatavaid teste.
ülesehitus oli lihtne ja loogiline, polnud palju teksti, vaid oli jaotatud väikesteks alateemadeks. Mulle eriti meeldis edenemisriba, kuna see näitas, kas töö on tehtud või tegemata. Oli jõukohane ja vastas meie ootustele. Kuna teemad olid osadena ära jaotatud, siis oli uusi teemasid lihtsam õppida. Kui sa näiteks tunnist puudusid, sa ei saanud õpetajale öelda, et ma ei tea, mis te eelmine tund tegite, ja need kõik õppematerjalid on muudes olemas. See kursus andis õppimisvabaduse, see ei pidanud olema koolis, vaid sa said õppida kas bussis, kodus, autos, metsas, peaasi, et sul oli internet. Kontrolltöö hirmu ei ole, kuna said kõik testid ja tööd teha endale mugavas keskkonnas, näiteks kodus või bussis. Kursusele võiks lisada sõnastiku, kus on keeruliste sõnade tähendused. Võiks olla erinevate raskusastmetega tehnoloogilisi juhendeid. Mul on väga hea meel, et meie toiduainete tehnoloogia osakonna õpetajad on asunud looma väga kvaliteetseid e-kursuseid. Kursused põhinevad digiõpikutel kondiitritele, mille samuti on teinud sama osakonna õpetajad. Ja nüüd kasutades neid õpikuid on loodud juba 2 väga suurepärast kursust. Need kursused vabastavad õpetajale rohkem aega praktiliseks tööks, sest õpilane saab ise kodus teoreetilised asjad oma tempos endale selgeks teha ja kui ei saa selgeks, siis saabki kooli tulla ja küsida. Kondiitri muretaina tooted on väga kena ja vajalik kursus, mis meeldib ka õpilastele. Ja need kursused, mis on loodud siis nendele digiõpikutele, on kõik ühes stiilis, mille tõttu ka õppijatel on nendega lihtne toimetada. Ma loodan, et kuna digiõpikuid on tervelt 7 ja praegu on loodud nende baasil 2 kursust, et siit tuleb ainult kvaliteetset jätku. Irina, me oleme suure tööga hakkama saanud ja loonud väga hea õppematerjali. Äkki tutvustaks teistele ka selle e-kursuse tulevikumõtteid? Väga hea mõte. Ma olen siin välja võtnud õppijate tagasiside meie kursusele. Super. Ja nad on väga head mõtted andnud, näiteks nagu võiksime juurde lisada erineva raskusastmega tehnoloogilisi juhendeid ja teste. Samas lisada videosid ja fotosid. Kuna meil on digimaterjal, siis me saame seda ju pidevalt täiendada. Väga hea. Täiustada. Just, väga hea. Ja mul tuli veel mõte, et võiksime ju luua uued peatükid toidutalumatuse ja veganluse kohta. Ja, aga selle peame kindlasti siis panema lisalugemist juurde, et neil oleks võimalik ennast täiendada ja kursis olla kogu aeg materjaliga. Just vastavalt enda tasemele jälle. Ja samas uute sõnade puhul, et õppijal oleks lihtsam aru saada tekstist, paneks juurde sõnastiku erialase. Väga hea. Ja, aga kui me nüüd need mõtted endale võtame ja need kursusele ellu viime, siis me saame ka luua täieliku e-kursuse. Et õppija ei peaks kooli tulema, vaid saakski iseseisvalt õppida. Väga hea. Ja viimegi need mõtted ellu. Hakkame tööle. Hakkame.